Maaklerid, seltsid, kõik nad ju müüvad, eks ole, kõik on konkurendid. Ütleme, kuna me oleme nagu kõige suuremad, siis eks me nagu teatud nišides on konkurendid nagu erinevad, et kui me võtame näiteks ärikliente, siis seal on selgelt on konkurendid ja Marche on, kes teevad seda hästi. Me teeme sama hästi, usun, teeme paremini, aga meie konkurentseelis pole seal nagu penikoormatega võrreldav. Kui me vaatame nagu jaeturgu, seda siis üldse see, mis nagu meie selgelt see on nagu meie tugev konkurentsieeris. Me oleme nagu turul suhteliselt ainukesed, kes on selle maakleräri nagu sellele siis, ma ei tea, sellele Antsule kohale viinud, et üldiselt enne meie tulekut eraklient, kui ta nagu liikluskindlustust ostis, siis tema valikud olidki see, et kas ta läks siis nagu IFI kontorisse või Seesami kontoritesse, oli tubli klient, käis mitmes, on ju. Ja maakleritel, kui mõelda selle kindlustusmaksu suuruse peale, et see on siis keskmine liikluskindlustusmaks on Eestis mingi 600-700 krooni. Maakleri see, ütleme siis vahendustasu on seal, ütleme 10% juures, nii et see teinud 60-70 krooni ühe transaktsiooni tegemise pealt. Ja kui ma nüüd kirjeldasin neid tööülesanded, mis sellest tuleks nagu teha, et see ei olegi nagu enne seda, kui me tegime selles mõttes selle investeeringu, et see üldse nagu saaks tehniliselt olla nagu võimalik, et see oleks nagu efektiivne, keegi nagu seda sinna niši nagu ei trüginud, et see nagu ei olnudki nagu kasulik, et suured rahvusvahelised firmad ja maaklerfirmad reeglina tegid nagu ärikliente ja see pahn, nad olid õnnelikud, kui kliendilt neid liikluskindlustust ei küsinud, sellepärast, et üldiselt nagu kulud selle tegemiseks olid suuremad kui tulud, on ju. Ja meie selline siis oli see sinine ookean või mis iganes see on, eks ole, see termin. Et me läksime sinna kohta, kus nagu me olid seltsid ees ja ühtegi maaklerit seal ei olnud. Me lihtsalt nagu tegime selle, viisime maakleri teenuse siis sellele väiksele eratarbijale lähemale ja me suutsime seda teha siis efektiivselt.